Pärast surma ootab meid midagi, mis ületab kõik kujutlused ja suurimad hirmud. Midagi ebatavalist ja vältimatut. Tehke meiega kaasa reis ellu pärast surma koos nendega, kes on seal olnud. Surm ja elu pärast seda. Hingake sügavalt sisse. Kus nad seisid, kui nad teid tulistasid? Mingil põhjusel kaotas ta kiirust ja kõrgust. Surm, suurim mõistatus, mille ees maailm kunagi on seisnud. Mis juhtub, kui me sureme? Milline on meie lõplik saatus? On see vaimumaailm, reinkarnatsioon või unustus? Järgmise tunni jooksul reisime taevaväravatest põrguleekideni. Vaatame seda läbi nende silmade, kes on seda ise näinud, alates Thomas Edisonist kuni surmajärgse elu ekspertideni. Järgnevalt esitleme teile filmi Surm ja elu pärast seda. Surma ees lebab ajalugu otse kui segi paisatud piltmõistatus. Meid ümbritsevad sellest maailmast lahkunud isikute saavutused, nende püüdlused ja läbikukkumised. Kuigi nende eesmärgid erinesid meie omadest, jõuame me ühesuguse lõpplahenduseni ja see on surm. Mina olen John Osteen. Ma olen rääkinud paljude inimestega, kes on seisnud silmitsi surmaga. Surm on teema, mida tavaliselt välditakse ja tihti kardetakse, aga millega meil kõigil tuleb vältimatult tegeleda. Mõnede jaoks on surm uks traditsioonilise mõiste juurde taevast ja põrgust. Teiste jaoks on see sild reinkarnatsiooni või edasiliikumiseks kõrgemale tasemele. Ja siiski tunnevad mõned, et surm on kõige lõpp, eksistentsi kadu. Religioon tähendab nende jaoks vaid moraalset käitumist või leevendab surmaga tihti seonduvat hirmu. Paljud on liialt hõivatud kõige muuga, et ennast selle teemaga vaevata. Sigmund Freud ütles, südame põhjas ei usu keegi enese surma. Alateaduses oleme veendunud oma surematuses. Isegi kui sa pole oma surma peale mõelnud, saabub see kord ja väärib mõningat tähelepanu. Kuid seda mitte haiglaslikult muretsedes, vaid uudishimus ning aukartuses loomuliku nähtuse ees, mis on tänapäevani jäänud niisama saladuslikuks kui aegade alguses. Meie tehnoloogiliselt arenenud ühiskonnas pole me ikka veel võimelised kindlaks tegema, mis juhtub, kui me sureme. Gallupi andmetel aga usub 2/3 Ameerika rahvastikust surmajärgse elu olemasollu. Kas on olemas keegi, kes oskaks meile öelda, mis seal toimub? Uurides elu lõppu võime leida uue tähenduse tänasele. Kuidas võime me surmaks valmistuda? Võib-olla on abiks teiste kogemused surivoodil. Thomas Edison oli ülemaailmselt tuntud leidur. Oma eluajal patenteeris ta üle 1000 leiutise. Paljud neist, nagu elektripirn, fonograaf ja mikrofon, olid murrangulise tähtsusega. Mees, kelle esimene õpetaja ütles, et ta ei saavuta kunagi midagi, on jätnud märgatava jälje tänapäeva tehnoloogiasse.
Vanas eas jätkas ta tööd oma laborites West Orange'is, New Jersey's. Esimesel augustil 1931. aastal kukkus ta oma laboris töötades kokku. Ta oli kodus voodihaige kuni 14. oktoobrini, mil ta langes koomasse. Enne seda ütles ta need viimased sõnad. Doktor! Üles vaadates ütles ta, seal on väga ilus. Millele Edison vihjas? Kas millelegi, mida ta aknast nägi? Tuletades meelde sõna seal, tekkis Edisoni arstil küsimus, kas oli suur leidur ehk oma viimastel eluhetkedel heitnud pilgu millessegi väljaspool seda maailma. Mida ta tegelikult silmas pidas, võime ainult arvata. 3 päeva pärast Edisoni surma kustutasid miljonid ameeriklased president Herbert Hooveri üleskutsel rahvusliku leinamärgiks tuled, et talle viimast austust avaldada. Huvitav on mõju, mida surm avaldab elavaile. Surm otse kui peataks mingi ajahetke, luues ajaloos kustumatu märgi. Näiteks mäletab enamik ameeriklasi täpselt, kus nad olid, kui anti edasi teade John Kennedy surmast. Kogu rahvas oli šokeeritud. Meenuvad ka teised, inimõiguste eest võitleja Martin Luther King ja John Lennon ansamblist The Beatles. Surra, magada, jah magada, võib-olla undki näha. William Shakespeare. Surm on tihti teatri haripunktiks. Hamleti ning Romeo ja Julia sarnase klassika kaudu on Shakespeare andnud surmale surematuse. Tuhanded filmid, balletid, ooperid ja müüdid lõppevad kangelase viimase traagilise kummardusega, jättes ellu jäänud leinama ning ilma nendeta edasi elama. Tavaliseks hirmuks on mõte üksi jäämisest peale kellegi lähedase surma. Võib-olla on see hirm üheks põhjuseks, miks meil on negatiivne suhtumine surma. Kuidas me üksi hakkama saame? Surmaga tegelemine on olnud doktor Elizabeth Kubler-Rossi raamatu Surm ja suremine autori tähelepanu keskmeks. Ta on oma elu pühendanud surevate patsientide lohutamisele. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid, pidanud seminare ja viinud läbi haridusprogramme, et aidata inimkonnal positiivse suhtumisega surmale vastu minna. Doktor Kubler-Ross on teinud huvitavaid tähelepanekuid. Ta ütles, äkitselt mõistavad inimesed, et nad ei saa midagi sellest, mida nad kalliks peavad endaga kaasa võtta. Nad ütlevad endile, oo jumal, ma olen elatist teeninud, aga ma pole kunagi tõeliselt elanud. Äkki tundub, et prioriteedid on muutunud. Kuivõrd teistmoodi oleks meie elu, kui me vaataksime seda surivoodi pilguga? Mis oleks siis tähtis? Kubler-Ross on öelnud nii, kui sa räägid 20 000 inimesega ja mitte ainult surevate täiskasvanute, vaid ka lastega, mõistad, et ainus tõeliselt tähtis asi elus on armastus. Mitte see armastus, millega me oleme üles kasvanud, vaid tingimusteta armastus. See on ainus asi, mis aitab mitte hirmu tunda elamise ja suremise ees. Tingimusteta armastus. See on huvitav vahend surmahirmu vastu. Eksperdid nagu doktor Kubler-Ross räägivad meile, et enamus surmaga seotud hirme on seotud suremise protsessi ja mitte surmahetkega. Mis siis täpselt juhtub suremise hetkel? Mis juhtub siis, kui aeg meie jaoks peatub? Dr. Raymond Moody, psühholoogiaprofessor West Georgia College'is, on oma elu pühendanud surivoodi kogemuste uuringutele. Järgnevat kirjeldab ta oma memuaaris Valgus eespool. Viimase 25 aasta jooksul olen ma rääkinud üle 3000 inimesega, kes on surmast tagasi pöördunud ja kellel oli taas ellu ärgatest kaasa kiskuvaid kogemusi, mida meiega jagada. Ma mäletan üht väga huvitavat juhtumit naisega, keda taas elustati. Doktor, 437. on häire. Ta süda seiskus pärast sapipõie operatsiooni.
tema imesis on täiesti punane. Kontrollige teda vererõhku ja kutsuge abi. Kuidas ma aidata saan? Teata perekonnale ja tule siis tagasi. Pange ta tilguti alla. Arstile näis, et kõigi eelduste kohaselt see naine sureb. Ta teatas perekonnale, kes elas läheduses. Perekonnasõber, kes selle naise väikese tütre eest hoolitses, võttis ta haiglasse kaasa. Aga teda riidesse pannes oli ta kiirustades haaranud esimesed ettejuhtuvad omavahel kokku sobimatud riided. Doktor, see on proua Steeli tütar. Tere, kõik saab korda. Doktor, 47. on jälle häire. Arst ja õde olid juba alla andnud, aga tegid siiski veel pingutusi ta elus hoidmiseks. Doktor, siin ei ole enam mingit lootust. Naine, keda elustati, sai aru, et ei arst ega õde ei näe teda ning samal ajal, kui ta ihu taas elustati, lahkus ta palatist ja nägi haigla ooteruumis oma tütart, kellel olid seljas omavahel mitte sobiva mustriga riided. Ta oli seda nähes väga üllatunud. Ta püüdis oma sõbralt küsida, miks ta tütrel sellised riided seljas on, aga loomulikult ei näinud ega kuulnud ta sõber teda. Hiljem, kui ta teadvusele tuli, küsis ta arstilt, miks mu tütrel mitte sobiva mustriga riided seljas on? Kes mu lapse riide pani? Mida? Kes ta niiviisi kodust välja lasi? Need riided ei sobi omavahel. Ma olin täiesti selgelt mõista andnud, et minu tagasitulekuni ei sisene ruumi mitte keegi. Doktor, siin pole keegi käinud, ma vannun. Ma ei... Kuidas ta teadis? Vahel on patsiendid võimelised jutustama asjadest, mis toimusid isegi väljaspool ruume, kus neid elustati ning andma väga täpseid kirjeldusi, mis panevad mõtlema, et nad tõesti väljusid oma ihust, nagu nad seda ise väidavad. Üks naine jutustas mulle, kuidas ta oma ihu ülevalt vaadates ja arsti õega suhelda püüdis, küsis, mis toimub, kuni ta mõistis, et nad ei näe ega kuule teda. Samal ajal, kui teda elustati, lahkus ta ruumist ja oma füüsilisest ihust. Ooteruumi viivas koridoris juhtus ta nägema oma sinna kutsutud peret ja õemeest, kes valmistusid ta surmateadet vastu võtma. Tere, Bob, kuidas läheb? Tere, Tom, kas kõik on korras? Ei. Ma pean siit tunni aja pärast suure äritehingu asjus välja lendama, aga tundub, et Carol hakkab vedru välja viskama. Näib, et pean siia jääma ja kirstukandjaks hakkama. Paha lugu küll. Tean, kogu tehing võib vett vedama minna. Kui ta teadvusele tuli ja ta õemees teda vaatama saabus, rääkis ta talle seda. Ma kuulsin, mis sa ütlesid. Mida sa silmas pead? Millal? Kas ma ei tea siin midagi? Järgmine kord, kui ma suremas olen, mine rahulikult oma ärireisile. Küll ma hakkama saan. Mida sa silmas pead? Ma otsin rõõmuga mõne teise kirstukandja. Millest te räägite? Loomulikult tahavad paljud surmalähedastest kogemustest rääkides kohe jõuda selgituste ja üleloomulike asjade juurde, öeldes, et need kogemused tunduvad olevat nägemused elust pärast surma. Ainukeseks probleemiks on see, et elu pärast surma ei saa teaduslikult tõestada. Ma arvan, et elu pärast surma on siiski midagi, mida tuleb aktsepteerida usu põhjal. Ja et surmalähedased kogemused, kui tahes muljet avaldavad, nad siis ka poleks, ei anna meile teaduslikku tõestust sellest, et me peale surma edasi elame. Siiski ei ole minu arvates piisavad ka lihtsameelsed teaduslikud seletused, mida on välja pakutud.
Need kogemused on palju keerulisemad ja see fenomen erineb kardinaalselt narkootikumide või ravimite järelmõjudest, isegi psühholoogilisest küljest. Ma usun, et need kogemused ei ole pelgalt soovide täitumine. Väga keerulistel põhjustel muudavad need kogemused inimeste elu positiivses suunas, mis ei sarnane soovide täitumise fantaasiatega. Ma ei tea, mis on selle lõplik seletus. Praegu ma lihtsalt aktsepteerin seda, tunnistan neid andmeid faktina, et need inimesed on tõepoolest heitnud pilgu sellesse, mida me kutsume eluks pärast surma. See pole midagi, mida saaks kunagi teaduslikult tõestada. See on kõigest minu subjektiivne arvamus pärast rääkimist 3000 inimesega, kes on seda kogenud. Surmalähedased kogemused, on need ettekujutus või väljamõeldis? Kas võime ignoreerida fakti, et need inimesed on olnud surnud ja siis pärast elustamist toonud siia maailma endaga kaasa selle, mida nad kogesid väljaspool? Dr. Moody on läänemaailmale tutvustanud surmalähedase kogemuse kontseptsiooni. Ta ei avastanud seda fenomeni. Sarnaseid juhtumeid võib leida kirjandusest ja kunstist läbi kogu ajaloo. Bochi 15. sajandil valminud maal Tõus Empyreumi kujutab surmalähedase kogemuse 4 faasi, nagu kirjeldatud Moody raamatus. Lahkumine ihust, teekond läbi tunneli, heleda valguse poole suundumine saadetuna taevast olendite poolt. Ammu enne seda, kui Boch maalis oma pildi, leiame sarnase kirjelduse Tiibeti surnute raamatust aastast 800. Mõned kirjeldused hingerännakust pärast surma sarnanevad neile, mida on mainitud surmalähedastes kogemustes. Üks maailma vanimaid kirjandusteoseid on Egiptuse surnute raamat aastast 2500 enne Kristust. Ebatavaline kogumik palveid ja võlusõnu, et juhtida teed uude maailma. Ükski kultuur pole nii kindlalt keskendunud usule hauatagusesse ellu kui Egiptus. Egiptuse vaaraod maati koos toidu tagavarade ja varandusega. Isegi orjad maeti elusalt koos nendega, et oma isandat järgmisse ellu saata. Seega näeme, et hauataguse elu üle mõtlemine pole midagi uut. Samuti ei ole seda kogemused, mida Moody kirjeldab. Ta on andnud neile nime, surmalähedased kogemused. Meedikute reaktsiooni Moody tööle on raske hinnata. Paljud arstid ei taha vaimsete asjadega tegemist teha. Mis õhutas Moodyt uurima surmalähedasi kogemusi? Ta õppis Virginia ülikoolis. Ta professor jutustas psühhiaatrist, kellel oli märkimisväärne surmakogemus, mis muutis ta elu. See juhtus 1. detsembril 1943. aastal. Reamees George Ritchie peatus Camp Burke's Texases. Ta oli äsja vastu võetud Virginia meditsiinikolledžisse ja ootas üleviimist Richmondi, et oma õpingutega alustada. Nädal aega enne lahkumist viidi ta haiglasse. Päev enne lahkumist tundis ta oma olukorra halvenemist. Ta püüdis meeleheitlikult tõestada, et ta tervislik seisukord on rahuldav. See oli viimane rong, mis selle nädalal Burke'ist väljus. Richmondi minevast rongist mahajäämine võis tähendada meditsiinikooli mineku võimaluse kaotamist. Terve öö kannatas Ritchie köhahoogude ja palaviku käes. Ta mõistis oma seisukorra tõsidust. Palavik oli ebatavaliselt kõrge. Meditsiini õpinuna viis kraadiklaasi näita meeleheitele. Saabus kiirabi, et teha kopsude röntgenpilt. Ritchie varises kokku ja järgmise 24 tunni jooksul halvenes tema olukord veelgi. Lõpuks oldi kindlad, et ta sureb. Tema haigusloos on kirjas surnud 2-poolsesse kopsupõletikku. Anti käsk ta surnukuuri viimiseks ette valmistada. Siit edasi räägib George Ritchie, mida ta läbi elas, kui ta surnuks tunnistati. Räägin teile, mida kogesin. Ma teadsin, et olen oma rongist maha jäänud. Vaatasin oma vormiriietust otsides selles üsna pimedas toas ringi. Ei suutnud seda leida ja arvasin, et ei või enam aega raisata. Astusin koridori.
Väljudes nägin koridori mööda lähenevat valvurit. Ma pöörasin ringi, et talle öelda, et ta ette vaataks, et mulle mitte otsa joosta. Ja üks kahest. Kas läksin mina temast või tema minust läbi? See šokeeris mind. Aga kuna olin otsustanud Richmondi minna, siis ei suutnud see mind peatada. Läksin uksest välja õue. Niipea kui ma seda tegin, kerkisin maast lahti ja hõljusin õhus maast 300 meetri kõrgusel hämmastava kiirusega edasi liikudes. Lõpuks jõudsin ma laia jõe äärde ja nägin selle teisel kaldal linna. Maandusin valge, ööpäev läbi avatud kohviku ees, kuna nägin ühte inimest kohvikusse minemas ja küsisin, kas ma olen õiges suunas minemas. Mis linn see on? Vabandage, härra, kas te võiksite mulle öelda, mis linn see on? Ma olin teel Richmondi. Juba teist korda käitus inimene, nagu ei näeks ega kuuleks ta mind. Toetasin vastu telefoniposti ja mu käsi läks sellest läbi. Siis tuli mulle äkki meelde, et olin midagi Berkeleysse maha jätnud. Teadsin, et kõige õigem oleks sellele järgi minna. Tegin esimese tähtsa avastuse ihust väljas olemise kohta. Sa võid tõesti minna sinna, kuhu su hing ihaldab. Aega ja ruumi, nagu meie seda oma tasemel mõistame, ei eksisteeri, sest peaaegu hetkega olin ma haigla ees tagasi. Aga ma olin teinud traagilise vea. Ma ei olnud meelde jätnud, millises palatis ma olin. Nägin sõdureid voodites. Oleme kindlad, et teame, mismoodi me välja näeme, aga see ei ole nii, sest me pole kunagi end kõrvalt näinud mujalt kui peeglist. Nägin palju sõdureid, kes minu moodi olid, aga ühegi sõrmes ei olnud mu sõrmust. Kõndisin ennast otsides palatist palatisse ja muutusin üha kurvemaks. Lõpuks jõudsin väikesesse eraldatud tuppa. Voodis läbas keegi lina üle pea tõmmatud. Sain aru, et see olen mina, sest tundsin ära oma sõrmuse. Musta oonüksi peal oli kriimustus, see oli Phi Gamma vennaskonna sõrmus. Eksida polnud võimalik. Kangestusin. Ei, palun ei, äkki sain ma aru, et mu ihu on surnud. Ma olen liiga noor, et surra. Ma olen alles 20-aastane. Ja äkki tundus mulle, et valgusruumi lõpus muutus heledamaks, saavutades intensiivsuse, mida võib võrrelda miljoni keevitustule säraga. 3 asja juhtusid täpselt samal hetkel. Miski mu vaimus, mitte selles kestas, mis voodil lamas, ütles, tõuse püsti, sa oled Jumala poja juures. Samal hetkel astus säravast valgusest välja kõige hämmastavam olend, keda ma kunagi näinud olen. Haiglaseinad kadusid. Ma nägin iga hetke oma elust. Kõike, mida olin teinud avalikult ja salajas. Nägin kõike alates oma keisrilõikega sünnist kuni 20. eluaastani, kui ma olin surnud. Siis esitas ta küsimuse, mida ma olen oma eluga teinud. Ma mõtlesin, olin skaut ning silmavilkselt sain ma vastuse. See tõi au sulle. Kordus sama küsimus, mida sa oled oma eluga teinud. Selles sfääris puudub silmakirjalikkus, sest üks esimesi asju, mida sa tajud, on see, et teine olend on täielikult teadlik sellest, mida sa mõtled, nii et sa ei saa mõelda üht ja öelda teist. Võimatu oli temast valesti aru saada. Samas teadis see olend minust kõike, ta aktsepteeris mind täielikult ja armastas mind. See oli mulle täiesti arusaamatu. Järgmiseks viipas Kristus mulle, et ma talle lähemale tuleksin. Võiks arvata, et ma selleks ajaks olin juba kõike näinud, aga see oli alles algus. Järsku avasta mu ees uue sfääri. Ma tahtsin sinna jääda, aga äkki sain ma aru, et Kristus veab mind eemale ja et me liigume tagasi Texasesse. George Ritchie surm kinnitati Dr. Ronald Franzi poolt. Dr. Ritchie raamat Minu elu pärast surma annab ülevaate hauataguse elusfääridest, mida ta väidab olevat kogenud. See on üksikasjalik kirjeldus ühe mehe kohtumisest surmaga ja sellest, mida tema usub meid pärast surma ees ootavat. Gallupi andmetel usub 16% teadlastest hauatagusesse ellu.
See on tugevaks kontrastiks üldisele arvamusele 67% inimeste seas, kes ütlevad, et elu jätkumine pärast surma on fakt. Aga mis siis, kui ühestki meditsiinilisest ega teaduslikust surmalähedaste kogemuste selgitusest ei piisa? Dr. Michael Sabom alustas oma uuringuid sellel alal skeptikuna. Surmameenutused, meditsiiniline uurimus oli Dr. Sabomi teaduslik otsing avastamaks surmalähedasi kogemusi. Millisele lõppjäreldusele ta jõudis? Ilmutades teaduse kõhklusi inimkogemuste täielikuks seletamiseks, tsiteerib ta Albert Einsteini. Igaüks, kes on tõeliselt teaduse otsinguil, veendub, et universumi seadustes ilmneb vaim, mis kaugelt ületab inimvaimu ja mille ees meie oma tagasihoidliku väega peame end alandlikuna tundma. Arstiteaduse saavutused pikendavad pidevalt inimese eluiga. Surma peetakse vaenlaseks, aga elu definitsiooni puudutades jätavad mõned arstid ja patsiendid arstiteaduse saavutused kõrvale ja teevad ise oma otsuse. Gallupi sõnul ei ole aparaatide abil organismi funktsioonide säilitamine pelga eksistentsi eesmärgil piisav põhjus, et elamist jätkata. Kas surm on valik? Millal ta seda on? Ja kes seda otsustab? Üles on kerkinud palju keerulisi küsimusi ja teaduslik selgitus näib andvat vaid osalise vastuse. Religioon ilma teaduseta on pime. Teadus ilma religioonita on lombakas, ütles Albert Einstein. Nii teadus kui religioon otsivad lõplikku tõde, aga teevad seda vastandlikult, või vähemalt nii see näib. Paljud maailma religioonid esitavad oma versiooni hauatagusest elust ja sellest, kuidas pääseda paradiisi. Taevale viitavaid pilte võib kergesti leida paljudest surmakogemustest, kus räägitakse kirjeldamatult ilusast kohast, rahu ja ülevoolava rõõmu tundest, inglitest ja valguse olendist, võib-olla Jumalast. Aga mis saab taeva vastaspoolsuses? Kuidas jääb põrguga? Igavese piinapaigaga? Peaaegu iga suurem maailma religioon mainib kohta, mis meenutab põrgut. Kohta, mis on määratud kurjategijatele. Dr. Moody väidab, et põrguga seotud surmakogemused on äärmiselt harvad. Vähendab see religiooni tähtsust inimkonnale või on see uurimuslik puudulik? Dr. Maurice Rawlings on leidnud, et põrgulikke kogemusi on meelitavatega võrdselt. Erinevalt enamikest selle ala uurijatest on Dr. Rawlings olnud patsientide surma ja elustamise juures, nähes ise, mida nad kogevad. Ühe sellise juhtumi puhul tuli Dr. Rawlingsil tegemist teha nii teaduse kui religiooni, ihu ja vaimu, taeva ja põrguga. Mind hakkasid huvitama surmajärgsed kogemused pärast üht põrgu juhtumit. Vaatasin läbi patsienti, kel olid valud rinnas, et kindlaks teha, kas tegemist on südamehaiguse või millegi muuga. Ühendasime trenasööri EKG aparaadiga, et viia südametegevus tasemeni, mis tekitab valu, see salvestada ja kindlaks teha, kas tegemist on südamehaigusega. Aga vastupidiselt tavalisele patsiendile kukkus see mees läbivaatuse ajal surnuna kokku. Kõik teadsid, mida teha. Õde alustas suust suhu kunstlikku hingamist. Ta süda oli peatunud ja ta ei hinganud. Tegin südamemassaaži, aga ta oli surnud. Haarasin ta arstiriistade järele. Ta silmad pöördusid pahupidi. Ta korises, tõmbus siniseks ja lakkas hingamast, süda seiskus. Elustasin teda uuesti. Pooled inimestest tulevad äkksurmast tagasi. Ta tõmbles kergelt ja ütles, doktor, ma olen põrgus. Ütlesin, kena, ärge mind sellega vaevake, ma olen arst. Doktor, te ei saa aru. Ja siis kadus ta jälle. Silmad pöördusid peast välja, tungides pahupidi. Ta korises, tõmbus siniseks ja süda seiskus taas. Õed vaatasid mulle otsa ja ütlesid, tee midagi. Sureva mehe soov, mida teha? Ta ütles, doktor, palvetage mu eest. Aidake mind põrgust välja, tehke midagi. Iga kord, kui te alla annate, lähen ma sinna tagasi. See oli korduv kliiniline surm ja ma mõtlesin, hea küll. Teesklen palvetamist, et sellest mehest rahu saada.
ütle seda minu järgi, kohe. Ma usun, et Jeesus on Jumala poeg. Ütle seda. Ta ütles seda. Ja ta ütles ka, palun anna mulle andeks mu patud. Päästa mind põrgust. Ja kui ma suren, tahan ma minna taevasse. Korda seda. Ja ta kordas. Aga kui ma elama jään, olen igavesti sinu. Selle palve läbi toimus muutus. Seal samas põrandal, kus ta oli juuksed hirmust püsti meid eemale tõuganud, rahunes ta. Nagu tavaline surev patsient. Hoolimata kogemuse iseloomust, muutusid kõik isikud radikaalselt. Uurimused näitavad, et oma kogemuse tõttu said neist paremad inimesed. Nad on tagasi pöördunud igatsedes sügavamat teadmist ning omades tugevat arusaamist armastuse tähtsusest. Moody lähedus edasi avaldades arvamust, et selline muutus on tõenduseks, et surmalähedane kogemus on enam kui lihtsalt kriisihetk. Tundub, nagu peaks inimene emotsionaalse suluseisu asemel oma elus positiivse pöörde tegema. Rawlings ütleb, et üks ühiseid jooni surmajärgse elu uurimustes on muutunud elu. Ta ei pea surmajärgset kogemust tõeliseks, kui perekond ja lähedased ei nõustu sellega, et on toimunud muutus. Omapärane on Kenneth Hagani surmalähedane kogemus. 1993. aasta aprillis oli Hagan voodihaige. Ta oli sündinud südamerikkega. 22. aprilli õhtul ta seisukord halvenes. Perekond valvas ta voodi ääres ja ootas arsti tulekut. Äkki lõi ta südamesse välgutaoline valu. Ta oli kindel, et elab veel vaid viimseid hetki. Ta räägib, mu varbad tõmbusid kangeks. See tuimus levis edasi jalgadesse, põlvedesse, puusadesse, kõhtu, südamesse ja ma lahkusin oma ihust. Ma teadsin, et olin oma ihust väljas. Nägin oma peret toas, aga ei saanud nendega kontakteeruda. Vanaema, kas sa kuuled mind? Samal ajal, kui ta oma pereliikmetega rääkida püüdis, tundis ta end ruumist lahkuvat ja kukkuvat otse kui kuhugi kaevu või kaeviku sarnasesse paika. Hagan väidab, et alla laskudes nägi ta valgust ähmasemaks muutumas, kuni lõpuks oli kõik ümberringi pime. Käigu põhja jõudes ümbritsesid teda oranžid hiigelleegid. Ta nägi, mida ta uskus olevat põrgu väravad. Ta räägib, et kuigi ta üritas peatuda, tõmmati teda otse kui magnetiga nende väravate poole. Ta teadis, et selle augu põhjas ootab mind mingi olend. Ma ei vaadanud talle otsa. Mu pilk oli väravate küljes kinni. Samal hetkel, kui olend Haganist kinni haaras, kostis kõuesarnane hääl. Olend laskis silmapilksalt Haganist lahti ja ta tundis, kuidas ta valguse poole tagasi tõmmati. Vanaema. Pojake, sa oled tagasi. Vanaema, ma lähen jälle. Ei, pea vastu. Kus ema on? Ma tahan temaga hüvasti jätta. Kui ma su emale ütlesin, et sind enam pole, jooksis ta välja. Vanaema, ära mine ära. Ära jäta mind maha. Ma kardan, et suren siis, kui sind ei ole. Ära mine ära. Hagan väidab, et see juhtus 3 korda. 3. korral tundus talle, et kogu see kogemus oli vaid hallutsinatsioon, aga kui teda pimeduses ümbritses, veendus ta, et põrgulik koht oli reaalsus. Hagan mäletab end pimedusse hüüdmas. Jumal, ma olen koguduse liige, ma olen veega ristitud. Jällegi oli ta augu põhjas silmitsi väravate ja tundmatu olendiga. Aga nagu 2 eelmiselgi korral kuulis ta häält. Ma ei tea, mis see ütles, aga see pani kogu paiga rappuma. See lausa värises. Hagan mäletab, et ta palvetas maa poole tõustes. Jumal, ma tulen su juurde issanda Jeesuse Kristuse nimel. Palun anna mulle mu patud andeks.
Ma tahan, et te teaksite, nagu 2-tonnine raskus oleks mu pealt ära tõstetud. Kenneth Hagin paranes oma südamehaigusest. Ta on rahvusvaheliselt tuntud kui Rhema piiblikooli rajaja ja president. Kas pärast surma ootab meid põrgu? Kus see asub? Kas leegid on tõelised? Kes lähevad põrgusse? Mõned religioonid õpetavad, et su saatus on kuni surmani saladus. Kas on midagi, mida meie saame teha sellega, mis tuleb pärast surma? Või ei olene see meist, millal see juhtub või kuhu see meid viib? Kas on olemas mingi pääsetee? Üks surmakogemus lugematute teiste seas paistab eriliselt silma ja arvatavasti on selle kohta kõige enam andmeid. See mees kontrollis oma surma. Ta rääkis, kuidas ta sureb ja et ta võtab peale seda teistega taas ühendust. Loomulikult olid isegi ta kõige lähedasemad sõbrad skeptilised, aga ta suri täpselt nii, nagu oli ennustanud. Mõned päevad hiljem nähti seda meest jälle. Samal päeval ilmus ta hulgale inimestele. Kes see mees oli? Jeesus Kristus. Jeesus röödi risti reedel, aga tema matmiseks ettevalmistamine tuli hingamispäeva tõttu edasi lükata. Pühapäeva hommikul vara tulid 2 naist haua juurde ja üllatasid inglit nähes. Nad nägid valgesse riietunud meest, kelles nad tundsid ära Jeesuse. Põlvili langedes ülistasid nad teda kui issandat ja ta käskis neil minna ja rääkida tema jüngritele, mida nad olid näinud. Huvitav on see, et kõik Jeesuse surma, matmise ja ülestõusmisega seotud lood ja episoodid on eelkõige seotud naistega. See on väga ebatavaline, arvestades, mida me teame naiste olukorra kohta 1. sajandil. Tänapäeval me mõistame, et mehed ja naised on võrdsed. Me kohtleme neid tihti võrdsetena, naise sõna loeb sama palju kui mehe oma. Aga see ei ole nii Kesk-Idas ja see ei olnud kaugeltki nii 1. sajandil. Teisisõnu, kui algkristlased oleks loo Jeesuse ülestõusmisest välja mõelnud, poleks nad valinud esimesteks tunnistajateks naisi, sest nende tunnistusi poleks võetud sama tõsiselt kui meeste omi. Apostlid kogunesid ülemises toas. On arusaadav, et nad olid kurvad ja nõutud. Nad olid oma juhi kaotanud ja lootusetud ja nad kartsid. Rooma riigil oli nendesugustega tüli tekitavate gruppidega tegemiseks oma meetodid. Rooma riik leidis juhi ja tappis ta. Siis otsis üles ka kõik ta kaaslased ja järgijad ning tegi ka neile lõpu. Maarja nägi, mida ta tahtis näha. See on vaid muinasjutt. Aitab juba. Kes pani ukse lukku peale Kleopase lahkumist? Rahune maha ja jätta Maarja rahule, ta on üks meist. Ainuke põhjus, miks ta siia vastu võeti, oli Jeesus. Teda enam ei ole. Miks ta ei võinud teda näha? Ta tegi igasuguseid imesid, me nägime seda oma silmaga. Näiteks Laatsarus, ta äratas ta surnuist üles. Miks ta ei võinud siis ka ennast üles äratada? Kõik on läbi, me eksisime. Ta oli hea inimene. Aga head inimesed surevad samuti nagu meiegi. Jüngrite meeleheidet, kartust ja kurbust pärast Jeesuse surma pole raske uskuda. Kui Jeesus oleks rääkinud ülestõusmisest, oleks nad arvanud, et ta räägib nagu iga teine 1. sajandi juut või variser. Ta oleks rääkinud kõikide surnute ülestõusmisest aegade lõpus, millest on juttu Danieli raamatu 12. peatükis. Keegi ei oodanud, et üks ainus inimene surnuist üles tõuseb.
Keset nende meeleheidet sisenes Jeesus tuppa, mis oli täis kahtlejaid ja lubas nende juurde jääda aegade lõpuni. Jeesuse ilmumised tema jüngritele peale tema surma räägivad, et ta palus neilt süüa ja ühel juhul isegi valmistas neile toitu. Ühest küljest näitab see, et ta ei olnud vaim, see ei olnud nägemus. Ta füüsiline ihu oli surnuist üles tõusnud. Teisest küljest jätkab Jeesus sealt, kus ta oma teenimistöö lõpetas, kui ta oma koos nendega lauas istus ja osaduses oli. Hoolimata nende põgenemisest tema vangistamisel ja sellest, et nad salgasid, andis ta neile andeks ja tõi nad tagasi osadusse endaga. Ta taastas osaduse nendega koos süües. Söömise ajal andis ta neile ülesande, kutsudes neid jätkama oma tööd ja lubades alati nende juurde jääda kuni aegade lõpuni. Te usute, sest te olete mind näinud, aga õnnistatud on need, kes ei ole näinud, aga siiski usuvad. Surma minnes on eluliselt tähtis ülestõusmine, mitte religioosne uskumus. Me oleme uurinud surma ja mis tuleb pärast seda. Paljudel juhtumitel on inimesed kohtunud valgusega, mis oli täis kirjeldamatut armastust. Teised räägivad põrgulikust kogemusest, mis muutus hetkel, kui nad Jumalat appi hüüdsid. Jumala teema näib olevat väljaspool teaduse piire ja religioonilgi ei pruugi olla kõiki vastuseid. Religioon on alati olnud inimese tee mõista ja leida Jumalat. Aga milline on Jumala tee inimese juurde? Pühakiri kirjeldab Jumalat kui kirjeldamatu valguse ja tingimusteta armastusega olendit. Piibel ütleb, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta saatis oma poja taastama inimkonna purunenud suhet temaga. Tähtis pole mitte religioon, vaid suhe. Jeesus ainsana on täitnud oma lubadused, mis ta andis enne surma. Ta ütles, mina olen surma ära võitnud ja teil ei ole midagi karta. Surm ei pea meile meeldima, aga me ei pea seda kartma. Me peame ainult vastu võtma armastuse ja andestuse, mida Jumal pakub Jeesuse Kristuse võidu kaudu surma üle. Siis elame me igavesti koos oma loojaga. Kõik surevad kord. Ka sina. Mis ootab sind ees pärast surma? Sest Jumal armastas maailma nõnda, et ta andis oma ainusündinud poja, et kes iganes usub temasse, ei hukuks, vaid saaks igavese elu. Mina olen ülestõusmine ja elu, ja kes usub minusse, kuigi sureb, elab. Ja uskuge seda. Mis ootab sind pärast surma? Räägime sellest. Uurimused räägivad meile, et on olnud palju inimesi ajaloos ja tänapäeval, kes on rännanud hauatagusesse ellu. Paljud nagu George Ritchie on rääkinud meile kohast, kus valitseb lõputu rahu ja kus meid ümbritseb tingimusteta armastus. Nad mitte ainult ei kohtunud põgusalt surmaga, vaid elasid hiljem õnnelikumalt ja nende elu muutus märgatavalt lausa niivõrd, et nende sõbrad ja lähedased seda tähele panid. Mõningate nagu Kenneth Hagani ja Dr. Rowlingi patsiendi surmalähedased kogemused olid väga ebameeldivad. Nad kuulsid karjeid ja piinatud hääli, kirjeldasid hiiglaslikke leeke ja väljakannatamatut kuumust. Küsimus jääb, miks me usume? Kas see, mis järgneb elule, on unistus või luupainaja? Kumb oleks tõenäosem? Paik, mida kirjeldati kui taevast või teine, mida kirjeldati põrguna? Või on nii taevas kui põrgu olemas? Ehk on võimalik nende vahel valida ja see valik oleneb enamast kui lihtsalt saatusest. Ajalugu räägib enim dokumenteeritud surmast. Selle mehe lugu erines kõigist teistest. Ta ei ennustanud ette mitte ainult seda, kuidas ta sureb, vaid ka seda,
kes on selles süüdi. Ta rääkis oma lähedastele isegi seda, kuidas nad enne ja pärast tema surma käituvad. Aga ta ei lõpetanud sellega. Ta ütles ka, et läheb nii põrgusse kui taevasse. Ta väitis, et tal on taevavärava võti kõigi jaoks, kes seda kuulavad. Tema kogemus pärast surma on enim dokumenteeritud. Ta suri, läks põrgusse ja tuli tagasi. Paljud nägid oma silmaga teda taevasse minevat. Selle mehe nimi on Jeesus Kristus. Tõendid näitavad meile, et nii taevas kui põrgu on tõelisus, mis ootab pärast surma igat meest, last ja naist. Aga mis määrab lõpliku sihtpunkti? Uurides selleks saateks kasutatud materjale, jõudsime me ühele ja samale järeldusele, mis tuli välja ka Kenneth Hagini ja Dr. Rawlingsi patsientide lugudest. Kõigil neil, kes olid teinud otsuse Jeesuse Kristuse kasuks, olid taevalikud kogemused. Dr. Rawlingsi patsientide lugudele tuginedes muutusid negatiivsed surmalähedased kogemused positiivseks, kui patsiendid palusid, et Jeesus nad päästaks. Aga kõige tähtsam ja hämmastavam fakt on see, et surmalähedaste kogemuste hulgas pole me veel leidnud sellist, kus põrgu kogemus oleks muutnud taeva kogemuse Jeesust appi hüüdmata. Piiblit uurides leiame, et piibellik põrgu kirjeldus ei ole mitte ainult täpne, vaid lausa identne negatiivsete surmalähedaste kogemuste kirjeldustega. Mida enam me seda uurisime, seda enam veendusime, et piibellik lähenemine elule ja ka surmale on õige. Surma teema juures on ainsaks tähtsaks punktiks Jeesuse ülestõusmine. Ei tohiks unustada, et Jeesuse surmajärgne kogemus on enim dokumenteeritud juhtum, mida teatakse. Ta ütles, et sureb ja tõuseb surnuist üles ja ta pidas oma lubadust. Tänu sellele võime me alatiseks surmahirmust vabaneda. See vabadus peitub Jeesuse Kristuse armastuses, tingimusteta armastuses. Aga Jeesus ei tulnud ainult surmahirmu ära võtma. Ta tuli, et anda sulle igavene elu. Ta ütles, ma olen seal olnud ja tagasi tulnud. Kui te usute minusse ja teete minust oma issanda ja päästja, ei ole teil midagi karta. Nagu ma ütlesin, kirjeldab pühakiri Jumalat kui tingimusteta armastusega valguse olendit. On see vaid juhus, et ka kristliku tagapõhjata inimesed, kelle surmalähedased kogemused on positiivsed, annavad meile täpselt sama kirjelduse. Lihtne faktide uurimine näitab, et see on enam kui kokkusattumus. Kas surma on võimalik võita? Jeesus tegi seda. Ta tegi seda minu ja sinu eest. Ta saadeti selleks, et hävitada surmavägi ja taastada inimkonna purunenud suhe oma loojaga. Kas ei tundu loogiline, et Jumal, kes lõi inimese, saadab oma poja inimese kujul nende vajadusi täitma? Valiku teeme sina ja mina. Mina olen valinud Jeesuse oma issandaks ja olen valmis nii elama kui surema. Jumal andis meile tõotuse, kes iganes appi hüüab issanda Jeesuse nime, päästetakse. Mõtle sellele järele. Kes iganes tähendab ka sind, sa võid pääseda, see on enam kui religioon, see on õige vahekord Jumalaga. Tahad sa koos minuga selle tõotuse põhjal palvetada? Jumal tahab su patud sulle andeks anda ja sind kõikidest halbadest tegudest puhastada. Ta armastas sind piisavalt, et ise tulla ja vabatahtlikult sinu asemel ristil surra. Jeesus võttis enda peale su patud, kohtumõistmise ja surma. Ta võttis enda peale Jumala viha, mis oleks tabanud sind. Ta läks maa alamaisse paikadesse ja maksis selle eest, et sa võiksid saada päästetud. Siis juhtus midagi imelist. 3. päeval tõstis Jumal ta surnuist üles. Ta läks taevasse ja istus Jumala paremale käele ja nüüd võib ta päästa kõik, kes tulevad tema juurde usus. Ühel päeval kohtume me kõik surmaga. Me kõik sureme. Ka sina sured. Mis ootab sind pärast surma? Piibel ütleb, et Jumal ei taha, et keegi sureks, vaid et kõik saaks päästetud. Piibel ütleb, et Jumal armastas sind ja kogu maailma nii väga,
et ta andis oma ainusündinud poja, et kui keegi teda appi hüüab ja temasse usub, ei lähe põrgusse ega hukku, vaid temal on igavene elu. Kuula, mida ütleb Jumala sõna. See on imeline. Jumal ei saatnud oma poega, et sinu või maailma üle kohut mõista, vaid et maailm tema läbi päästetud saaks. Jeesus andis tõotuse öeldes, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud, ja mina annan teile hingamise. Kui sa otsid südamerahu ja tahad oma patte andeks saada, kui tahad olla vaba surmahirmust, kui tahad igavest elu, siis julgustan ma sind palvetama seda lihtsat palvet. Palu seda oma südames või tee seda valjusti. Me palume Jumalat, et ta su päästaks. Ütle koos minuga, Jumal, ma tean, et ma olen patune ja sina tead, et ma olen patune. Jumal, ma tulen sinu juurde täna, et sa päästaksid mind oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ma usun, et Jeesus on Jumala poeg, et ta suri minu eest ja et sa äratasid ta surnuist üles. Jeesus, ma palun, et sa tuleksid mu südamesse ja oleksid minu issand ja päästja. Ma annan sulle oma elu. Tänan sind, Jeesus, et sa kuulsid mu palvet. Sa tulid mu südamesse. Sina oled minu ja mina kuulun sulle. Täna on see päev, kui ma sain päästetud. Jumal, pandagu see taevas kirja, et sellel päeval sai Jeesusest minu issand ja päästja ja et ma olen valmis nii elama kui surema. Ma palun seda Jeesuse nimel. Mul on väga hea meel, et sa palusid seda. Kirjutage meile aadressil postkast 2452 Tallinn, postiindeks 13602. Aadress postkast 2452 Tallinn, 13602. Film on dubleeritud Live TV stuudios 1999. aastal. Millesse Jeesuse ihu oli pandud, oli tühi. 3 päeva pärast ristilöömist tõusis ta surnust üles. Ta elab. Ta tahab tulla sinu ellu. Jeesus ütles, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ligi 2000 aastat on möödunud ajast, kui Jeesus tõusis surnuist üles. Ta elab veel tänapäeval ning tema mõju on tuntav kogu maailmas. Tähtsad riigimehed möödunud aegadest on tulnud ja läinud. Valitsejad, õpetlased, teadlased, filosoofid ja teoloogid on tulnud ja läinud. Ent Jeesus elab veel tänapäeval. Ta on erakordseim isik, kes siial on elanud. Tema sünd on ainulaadne. Piibel räägib, et ta sündis neitsi Maariast. Ka ta elu oli ainulaadne, täis üleloomulikke sündmusi. Ta elas püha elu ilma patuta ja tegi suuremaid imesid kui keegi teine, kes on elanud. Ta sõnum oli ainulaadne. Ta pakub armastust ja uut elu kõigile, kes tema vastu võtavad kui päästja ja issanda.
Kuhu iganes ta sõnum on ulatunud, on olnud tulemuseks uus elu, uus lootus. Ta ristisurm oli erakordne. 2000 aastat tagasi läkitas Jumal oma ainsa poja, Jeesuse Kristuse, ja ohverdas ta kogu inimkonna pattude eest. Ta suri sinu eest. Ta ülestõusmine oli erakordne. 3 päeva pärast tema surma sündis inimkonna ajaloo suurim ime. Jeesus tõusis surnuist üles. Ta sünd, elu, surm ja ülestõusmine tõendasid, et Jeesus oli see, keda väitis end olevat, Jumala poeg, kogu inimkonna päästja. Sama Jeesus Kristus elab tänapäeval. Ta tahab tulla sinu ellu, andestada su patud ja anda sulle jõudu elada täisväärtuslikku elu. Kuula ta sõnu. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Piibel ütleb, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ja ta ütleb veel, patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Jeesuses Kristuses meie issandas. Kui Jeesus suri, maksis ta sinu patupalga. Just nüüd on ta valmis astuma sinu ellu. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse. Et kogeda ta armastust ja andestust ja saada igavest elu, tuleb sul teda vastu võtta kui Jumala ohvrit sinu pattude eest ja lasta teda tulla oma ellu usu kaudu. Kui see on sinu südame soov, siis palveta ja Jeesus Kristus tuleb sinu ellu. Palveta näiteks nii. Issand Jeesus, ma vajan sind. Tänan sind ristisurma eest minu pattude pärast. Ma avan oma südame ukse ja võtan sinu vastu kui oma päästja ja issanda. Võta minu elu ja tee mind endale meelepäraseks inimeseks. Aamen. Kui see palve väljendab sinu südame soovi, siis palveta just praegu. Palveta vaikselt. Minu järel. Issand Jeesus, ma vajan sind. Tänan sind ristisurma eest minu pattude pärast. Ma avan oma südame ukse ja võtan sinu vastu kui oma päästja ja issanda. Võta minu elu ja tee mind endale meelepäraseks inimeseks. Aamen. Kuna sa palusid seda uskudes ja kutsusid Jeesuse Kristuse oma ellu, võid nüüd kindel olla, et ta ka tuli, sest ta tõotas seda teha, kui sa teda palud. Võid olla kindel, et sinu patud on sulle andeks antud ja et oled Jumala laps ning et sul on igavene elu. Kui sa tahad kogeda täiuslikku ja õnnistatud elu, mida Jeesus tõotas, siis räägi temaga iga päev palves. Avasta tema täiuslikku tahet oma elus, lugedes pühakirja. Otsi osadust teistega, kes teda armastavad ja teda järgivad. Ja lõpuks pea meeles tema imelisi tõotusi. Ja vaata, ma ei jäta teid kunagi. Ma olen iga päev teie juures, maailma ajastu otsani. The renaissance of Celtic music, combined with the acclaimed voice of Ireland's Moya Brennan,
tells of the eternal hope of the first Easter morning. No scenes of stately majesty for the King of Kings, no nights aglow with candle flame for the King of Love, no flags of empire hung in shame for Calvary, no flowers perfume the lonely way that led him to a borrowed tomb for Easter Day. No wreaths upon the ground were laid for the King of Kings, only a crown of thorns remained where he gave his love, a message scrawled in irony. King of the Jews, they trembled where they turned away, and no one knew that it was the first Easter day. Yet nature's finest colors blaze for the King of Kings, and stars in jeweled clusters say, worship heaven's King. 2,000 springtimes more have bloomed. Is that enough? Oh, how can I be satisfied until he hears the whole world sing of Easter love?
Thank you.